Hello! Hello! Täna on siis video kliendi autoga ja midagi uut meie jaoks jälle. Näite teisele poole. Okei, paneme teisele poole ka. Võib-olla nähti seda juba pealkirjast ka, aga siin on meil M4 Competition F82, kui ma ei eksi. Ja muideks ka sellel M4-l on sama firma see Said, mis selle karbilaiendi siis või mis see eesti keeles on sama firma karbilaiendi, mis Rasmusel. Jaa. Same but different. See on siis enne töötluseid. Ma tean, et see klient võttis purepaketi. Ma arvan, et see on väga hea idee. Sellisele värvile, see on selline hall metallik. Muidugi kliendi luba on olemas, et seda videot selle autoga teha täna. Nagu näha, siis varsti hakkab sadama ka. Aga teeme võib-olla ringi peale. Mis sulle silma hakkab, Tarmo? See competitioni osa jääb sellel autol nagu tugevalt silma. Muidugi siin on ikka nagu vaevaga nähtud, et see ref on ilmselt mingi toll laiem kui originaalis äkki või? Jaa, see oli vist 295-30 ref 20 tollise Rohana velje peal, mis on siis siia alla pandud siis. Tean veel nii palju, et siin on HR madaldusvedrud, mingid süksed mõistlikud, et päris põhjaga vastu maad ei pane igal pool. Ja siis mootori poole pealt peaks stage 1 olema, kui ma ei eksi, jah? Jaa, mootor stage 1, väike downpipe olevat siin peal. Tee pealt natukene, jah? Kohe saame teada, jah? Ma ei ole kuulnud. Väike story on see, et paar päeva tagasi oli ta Blacklisti üritusel, üks korraldusautodest. Carbonit leiab siit ka, kuna on competition ikkagi, et väike spoila, väike lipp on ja katus, salongis on süsinikku. Ja võti on siin. Check engine oil. On sulle selle? Äge. Läheme vaatame seest. Tegelikult sisse minnes on paras moment mainida, et väga äge iste on siin sees. See on lahe iste, jah. Natukene meenutab ju G-seeria istet. On jah sarnane. Ei ole palju muutunud. Et see osa siin ja kõik, et kuidagi nagu ei tundu enam F-seeria BMW, aga eks ta ole väga lõpu F-seeria BMW ka. Soft close ei ole. Soft close ei ole, igatsed? Ei igatse kusjuures, sellepärast, et ütlen ausalt, minu peres mitte keegi ei oska seda soft close'i kasutada ikka anyway. Ja kõik sõbrad, kes nagu korraks läbi käivad, löövad ka neid uksi niimoodi kinni nagu harjumusest, vaata. Jah. Põhimõtteliselt võiks juhi uksel olla ainult kõik. Jätame selle teise viimast. Hästi. Eks ta käima panna seda. Paneme tööle. Okei. Hakkab looma, jah? Kuidagi nii suur tundub, ma ei tea. Jaa, mul oli sama asi kus juures. Et väljast vaatad, okei, sükene suht tavasuureses kupee on ja. Aga seest ta tundub hästi suur. Kapott on ka, vaata, ta on see lahe kühm seal peal. See power bulge. Ma ei saa turvavööd kätte. Jaa, see on paras challenge. Suht halb olukord on. Vihma sajab. Ja me oleme tagaveolises BMW-s, millel ei olnud väga palju reffi. Keegi on reffi ära kasutanud juba. Jah, mis selle autoga tehtud on? See on kõik sihtotstarbeline, ma arvan. Tunnen esimest korda nagu sellises autoreviews, mis me teeme, et see auto enam ei ole nagu selline mõeldud, et ainult nagu tänavasõiduks. Sellega saab nagu nii palju veel teha. Mis see on? Hääled käivad, jah? Äkki popcorn. Kusjuures ma tunnen ennast nagu natukene liiga vanana selle autoga sõita. Ei, lõbus on. Omanik oli maininud ka kus juures, et see popcorni tuun on natukene ära väsitanud juba, et tahaks midagi sükest rahulikumat peale panna sinna softi mõttes. Wow. Muideks see on hästi üllatav, et vahet pole, kas sa istud X5 või siis M4-s, aga sa tunned ennast ikkagi BMW rollis. Et väga meeldiv, kõik on meeldiv nagu, et juba see rool on nagu väga bänger rool ja kõik muu nagu. Aga ma ei tea, mis selle autoga nüüd nagu proovi sõitu teha selles mõttes, et ega ongi kergelt see tunne, et
sa tunned, kõik on nagu nii mehaaniline, et tunned sidurit ja kõike nagu isegi automaatkastiga autol. Mulle nii meeldib see, ikka päris ikka mehaaniline tunne. S4 tuleb meelde, natuke veider võrdlus võib-olla, aga seal oli sama tunne. Tead, mis üllatav on? No. Vajutad nagu gaasi sama palju kui X5-l. X5 on low rev, on energilisem kui see auto. Aga ma tean, et kui siin edasi lähed, siis see kõik muutub. Ja see auto tekitab nagu hirmu, et X5-ga ei ole mitte kunagi hirmus. Sa pead nagu abusima autot, sa pead nagu vihmase ilmaga rooli põhja keerama ja gaasi põhja vajutama, siis ta nagu muutub selliseks, et aga siin on nagu tunne on, et kohe juhtub midagi. Väga täpne on. Väga täpne on. Aga selle autoga peabki täpne rool olema, sellepärast, et sa pead ka nagu sellisel teel valima, kus sa sõidad. Jep. Mulle meenuvad minu Škoda Octaviat RS-id, millel oli ka madaldus mõnel. Et isegi nendega oli, aga see auto on teine liiga. Neid kahte väga ei võrdle vist ikka. Teeme korraks väikse pausi, sellepärast, et kõigi selle video vaatajate vahel loosime välja 100 € autojoy.ee krediiti. Loosis osalemiseks jäta like, kommentaar ja hakka meie kanali subscriberiks. Võitja kuulutame välja 7 päeva peale selle video üleslaadimist. Lisaks on kirjelduses ka veebipoe sooduskood, millega saab ostukorvi natukene odavamaks. Kõigile head loosi õnne ja tagasi Bemmi juurde. Väga toores tunne ikkagi, et need teised M-autod ja sellised kõrgemad tavamudelid on olnud ikkagi sellised nelikud, natuke vaoshoitumad. Sorry. Ja täpselt ongi et see on tagavedu ja ta kohe korraks viskab saba ikka välja. Aga tegelikult see on hästi süke sõbralik, et ta nagu annab sulle ette teada, et ma teen seda, et see ei ole nagu täis üllatusena sa ei saa tulla, vaata. Aga väga solid, respekt ownerile, tõsiselt nagu ägeda autoga sõidad. Ma ei oskagi nagu midagi kokku võtta, ma teadsin, et see video on täpselt see. Ma tean, et omanik alles hiljuti ostis selle ja oligi üks esimese asju bookida, planeerida meie juures siis see aeg, et teha poleer ja keraamika peale kohe. Et auto omamist nagu õigesti alustada. Järelikult sai auto endale õige omaniku. Nii lihtne ongi. Mulle väga just see kere meeldib ka. See on enne seda, kui need iluvõred läksid hästi suureks ja kõik läks veel elektroonilisemaks. Täpselt nii. Aga kas see auto on nüüd oma hinnas õigel ajal, kus osta? Ma ei tea tegelikult, et see vahemik on ikkagi kindlasti üle 40 000 eriti competitionil, mis siis see on. Et päris kallis siiski, et tal on minna, et need vanemad M-id on siin kusagil 30 juures, väga palju neid ei liigu. Aga kus 20-30 oleneb, mis seisukorras sa leiata. Aga hästi huvitav ongi mõelda sellele nii-öelda M-seeria autodele ja nende hindadele, sest selle me saame ju ära kinnitada, et E46 seeria või see 3 nagu on juba täna kallimaks minemas. Jaa, kindlasti. See on täitsa collector car juba. Siis on veel see järgmine seeria E46, mida ma ei tea. 90 midagi. Jah, E90 on ju, kupee või see vahet pole. Ka lahe auto, aga ma arvan, et see on selline nagu ebapopulaarne olnud, ka kogu populaarsust vaikselt, aga... Ma hakkasin head-up display'd otsima. Head-up on olemas. Aga tead, mis värk on või? Sellel G-seerial on head-up nii palju suurem. Tal on nagu nii palju asju seal, et ma ei pannud tähelegi alguses seda, et ta näitab mulle seda kiirust siin. Et kui varem oli see, et kas head-up on või ei ole, siis nüüd on see, et võiks ikka suur head-up olla. Jah, et pool esiklaasi on sul mingid projektsiooni täis ja sa põhimõtteliselt välja ei näegi, aga su head-up display annab võimalikult palju edasi.
kuidagi natuke lühem selle ülevaate osa pealt, siis võib-olla ongi siuke konkreetne auto. Kas sul on vaja pargi peale panna seda? See on see SMG värk, vaata. Mina ei tea. Ja sa pead auto käima panema uuesti. Vehicle may roll away, see on tõsi. Sa pead panema ta drive'i. Ja siis lihtsalt seisma. Ja siis lihtsalt seisma, jah. Ja siis muutub B-täheks see asi siin. Oh, ja. Genius. Ma esimese korraga ei teadnud ka seda. Vaatame kapoti jälle ka. Vaatame ikka. Millal veel? Vaata, uks on ka ikka kupeel ägene. Jah, läheb mingi 2 meetrit ust lihtsalt, enne. Selle auto kõige tähtsam featuur on siin siis. Voila. Voila. Vaata, isegi siia raatsiti panna. Karboon. Ilus price, jah. Väga ilus. Check engine. Engine olemas. Very good. Vaata, siin ikka on nagu seda artworki tehtud ka, et see kõik ära mahutada. Impressive. Empower. Aga jah, huud on tõesti. Jaa. Nagu ikka nagu M4 huud. Teeme väikse testi. Niimoodi. Ja siis ma istun siia ette sõitma. No pea on natuke ebamugav, aga muidu minu lapsed võiks siin vabalt istuda. Isofix on, või? Muidugi on. Noh, milles 2 küsimus? tükki. Aga 5. kohta ei ole ette mõeldud või siis istud selle peal. Turvavööde isegi pole. Et selles mõttes tegelikult on loogiline. Niisama norin. Põhimõtteliselt saab nagu istuda küll. Nii, kas väga kraatsiliselt saad väljuda ka? Ära selle musta peale astu seal, vaata. Ei astu. Siin on seda no step kleepsu. Kusjuures ma läksin siia pihta ja siia ma vist ei läinud. Aga ei. No step oleks jah sobilik sinna. Rahulik proovisõit on tehtud. Saime natuke aimu, mis loomaga tegu on. Ja nüüd ta siis läheb meile sinna detailingusse. Tee märk puhtaks, tere mina filmi. Enne kui autot saab poleerima hakata, tuleb siis teha väga põhjalik välispesu, et saada kõikvõimalik mustusliiv, teesodi maha, pigi, lendlev raud ja vahest on vajalik auto savitamine, et sellised lakki siis kinni jäänud osakesed, mis muidu välja ei tule, kätte saada. Kui savitamist ei tee, siis need samad osakesed jäävad lihtsalt poleerkettasse kinni ja teevad kogu protsessi palju raskemaks. Savitamise miinus on see, et selle tagajärjel tekib veel natuke väikeseid kriimustusi. Nii et iga kord, kui autot savitada, siis tuleb teha ka poleer. BMW-d on üsna kurikuulsad oma laki kõvaduse poolest. Nende lakk on nii kõva, et kriimude väljasaamiseks tuleb tihti kasutada päris tugevaid kettaid ja pastasid. Ja ka siis läheb päris kaua aega, et tulemus väga heaks saada. Protsessi viimane samm on keraamika paigaldamine, antud juhul siis Geon Pure. See kestab 3 aastat ja on ülihea selliste tumedate värvide jaoks just.
Ja lõpuks oli meil ka hea võimalus teha õhtu päikese käes autost paar klippi ja pilti, et tõesti näha, mis on see lõpptulemus sellise töötluse tagajärjel. Ma ütleks, et väga hea. Kui otsid enda autole pesu või midagi enamat, siis detailing.autojoy.ee saab broneerida ka endale aja. Tänud omanikule, et lubas meil teha proovisõitu ja tänud teile, et vaatasite. Näeme järgmine kord. Tšau! Paneb sisse sulle, vaata. Tahab silma. Esimest korda kaamera. See on nagu mingi uhke isa, vaata. Nägu on täpselt ikka.